Kuule, kas sina valetad või jätad pigem mõned asjad ütlemata? Valetamine on nii karm sõna. Pigem jätan ütlemata. Aga see on ju ikkagi valetamine. Kuigi jah, kõlab tõesti paremini. Ma jätan ka mõned asjad ütlemata. Kui ma ütleksin oma emale, et mul on tegelikult kõrini sellest korvpallist või kergejõustikust, siis ta pettuks ju täiega. Tean seda. Minu ma olen selles üsna kindel. Ta on ise olnud sportlane, käib õhtuti jooksmas, kutsub mindki kaasa. Ma ütlen talle alati, et ma olen väsinud või et mul on palju õppida, sest ma lihtsalt ei taha teda kurvastada. Tegelikult mulle üldse ei meeldi joosta. Korvis ma ei saa ka ühtegi sisse. Ma olen juba mitu trenni vahele jätnud, sest ma lihtsalt ei julge seda oma emale öelda. Mulle tegelikult täiega meeldib jooksmine. Ma jookseks hästi palju, aga vahest jookseks kuhugi ära. Oota, miks? Ei, ma niisama ütlesin. Mul on üks sõber. Võib-olla nagu poiss juba, aga vanemad keelasid kohtumised ära, et nagu vara veel või et polest jama veel vaja. Aga ma ei suuda mitte kohtuda temaga. Ta on liiga hea selleks. Aga mul ei ole võimalik seda vanematele ju selgeks teha, sest nemad juba teavad, et kui kutt tekib, on kohe halb. No ja siis ma valetangi, et olin kooliraamatukogus või midagi muud sama totrat, et miks ma vahel hiljem koju jõuan, kuigi tegelikult olin ma lihtsalt temaga. See on nii nõme, et selliste asjade kohta valetama peab. Eriti, kui ta veel normaalne tüüp on. Ta on täiega normaalne, aga ema ükskord nägi meid. Ma ei teadnud, et ta nägi. Kodus pani laua äärde istuma, vaatas pikalt otsa ja küsis, et miks ma valetan. Mõtlesin, et nagu, mis nüüd juhtunud on, et mille kohta ma valetasin. Aga siis hakkas ta loengut pidama, et kuidas valetamine meie perre ei sobi ja et ma ei saa talle ja isale niimoodi teha, et nemad vastutavad minu eest ja tahaks, et ma samaga vastaksin. Ma tegelikult nagu teiega tahaksin vastata, aga ma ei saa, sest nad üldse ei proovigi minust aru saada. Loengud on päris hullud. Vanemad nagu ise kütavad oma jutuga ennast üles. Tead, selline tunne on, et nad ei tahagi mõista või käskida, sest nad arvavad, nad teavad kõike. Aga mul on oluline, et kui ema oleks ükskordki küsinud, et miks mulle see poiss meeldib, siis ta võib-olla saaks aru. Siis ta võib-olla kutsuks ta külla ja ei eeldaks halba. Ema kasutab tihti lauset, et ta on minust pettunud. No, ma saan aru, et valetamise tagajärg ongi nagu megapettumus. Ma ka ei tahaks, et mulle valetatakse. Aga nagu sa ütlesid, et õiendamise asemel võiks ta mind lihtsalt rohkem kuulata, siis mul oleks parem talle ka tõtt rääkida. Laps räägib sulle oma muredest, kui sul on õnnestunud temaga luua usalduslik suhe. Usaldusliku suhte loomise alus on lapse kuulamine, püüd teda mõista ja mitte hinnanguid anda. Kui laps usaldab sind ja tahab sulle oma muredest rääkida, siis aitab see ennetada ka tõsisemaid probleeme.